tere kuulajad, mina olen siis Priit Pikk ja jätkame siis esimese teema päikese alapunkti ehk elektromagnetilise spektriga vaatlemisega. Siin on toodud üks joonistus, humoorikas joonistus elektromagneetilisest spektrist ning lugege seda joonistust kindlasti huvitavad ja minu arust väga naljakad kohad on siin, aga esialgu vaatame seda graafikut, kus on näidatud lainepikkuste erinevad väärtused ja märkame, et on olemas väga pikki laineid ehk siis raadiolained põhiliselt, mis võivad olla kuni 10^3 meetrit ning võivad olla ka väga lühikesed lained ehk lained, mis on kõigest 10^12 või 13 meetrit pikad. Need on siis pigem röntgenkiirgus ja gammakiirgus ja kosmiline kiirgus. Meid muidugi siin aines huvitab kõige rohkem see, et mis päikeselt tuleb. Ning see lainepikkuste vahemik on siis nähtava valguse lainepikkus ning see vahemik on üsna väike võrreldes kõikide nende elektromagneetiliste lainetega, mis meie ümber levivad. Vaadates natuke lähemalt nähtava valguse lainepikkuse spektrit, kus see asub, siis nähtava valguse lainepikkus asub täpselt UV-kiirguse ja infrapunakiirguse ehk infrared kiirguse vahel. UV-kiirgus on siis lühema lainepikkusega ning infrared on siis ehk soojuskiirgus on siis pikema lainepikkusega kiirgus. Ja päikeselt langev kiirgus on vahemikus umbes 380 kuni 760 nanomeetrit. See on see siis, mida me näeme. Päikeselt langev muidugi kiirguse vahemik ulatub tegelikult siit siiani. Umbes täpselt. Päikeselt langeva kiirgus koosneb ju tegelikult footonitest. Ja footon on elektromagnetlaine, kus siis elektromagnetlaine on elektrivälja võnkumine ning elektromagnetlainel on ka magnetvälja võnkumine. Nad on 90-kraadise nurga all ning sellel teljel siin on näidatud nende levimise suund ehk siis suund päikeselt maale. Elektromagnetlained siis iseloomustatakse lainepikkuse ehk kas laine tippude vahelise kaugusega või siis ka laine nullpunktide vahelise kaugusega. Ning samuti lainepikkus lambda tähistatakse siis kreeka tähega lambda. Samuti on lainel siis omadus parameeter, milleks on sagedus. Ja sagedus teatavasti on siis mõõdetakse põhimõtteliselt nagu hertsides ehk mitu korda ajaühiku jooksul laine siis teeb oma täisvõnke ning sagedust saab ka väljendada niimoodi, et mitte 1 jagatud sekund, vaid valguse kiirus jagatud lainepikkusega
saame samamoodi sageduse. Ning elektromagnetlaines olevat energiat, ehk siis seda energiat, mis päikeselt tuleb, seda iseloomustab suhe, mis tähendab siis sageduse ja Plancki konstandi korrutist. Ehk see on siis ühe footoni energia. Ning see on edasisel loengute jätkumisel oluline meeles pidada, aru saada, et palju tegelikult siis erinevate energiatega footoneid meil päikselt langeb. aga selleks korraks kõik.